Hei, meie tänane teema on ainete lahustuvus vees. Usun, et oled märganud, et mõnikord lahustub suhkur tee sees paremini ja teinekord halvemini. Täna proovimegi koos aru saada, mis on lahustuvus ja millised tegurid mõjutavad ainete lahustuvust vees ning kuidas leida vajalikku infot lahustuvuskõveratelt. Tuletame korraks meelde 8. klassis õpitut. Lahus on ühtlane segu, mis koosneb kahest komponendist, lahustist ja lahustunud ainest. Seega, kui me võtame kõige tuntuma lahusti, milleks on vesi, ning lahustame seal näiteks keedusoola, mis antud hetkel siis on lahustunud aineks, saame me lahuse, mida me nimetame soolveeks. Kuna vesi on kõige kasutatavam lahusti, tegelemegi täna ainete lahustuvusega vees. Seda, kui palju ainet on võimalik antud tingimustel vees lahustada, iseloomustab lahustuvus. Lahustuvus näitab maksimaalset ainekogust, tavaliselt grammides, mis on võimalik lahustada antud temperatuuril 100 grammis lahustis. Lahustuvusest arusaamine muutub oluliseks eelkõige lahuste valmistamisel, kui tuleb ise võtta sobivad ainekogused või valida mõne aine lahustamiseks parim lahusti või sobiv kogus lahustit. Lahustuvusest lähtudes saab lahuseid liigitada küllastumata ja küllastunud lahusteks. Küllastumata lahuses saab antud tingimustel ehk kindla temperatuuri ja kindla lahusti hulga korral ainet veel lahustada. Näiteks, kui me võtame nikkel 2 kloriidi, siis 20 kraadi Celsiuse juures lahustub teda umbes 32 grammi 50 grammis vees. Seega, lisades 50 grammile veele, mille temperatuur on 20 kraadi Celsiuse järgi, näiteks 20 grammi nikkel 2 kloriidi, näed sa, et see aine lahustub ilusti ära ning meil on tekkinud küllastumata lahus. Kui me nüüd aga juba saadud lahusele lisame täiendavalt 20 grammi nikkel 2 kloriidi, näed sa, et kogu see aine enam ära ei lahustu. Kuna hetkel on selles lahuses kokku 40 grammi ainet, kuid nendel tingimustel lahustuks vaid 32 grammi ainet, siis näedki sa, et 8 grammi ainet on jäänud keeduklaasi põhja ning meil on tekkinud küllastunud lahus koos sademega. Küllastunud lahuse korral antud tingimustes ainet enam rohkem ei lahustu, ehk küllastunud lahus sisaldab maksimaalse koguse ainet, mis selles lahusti koguses ja nendel tingimustel saab lahustuda. Kui küllastunud lahusele lisada aga rohkem ainet, kui antud tingimustel lahustuks, siis sadenebki ülejääv osa ainest anuma põhja. Oluline on mõista, et aine lahustuvus esitatakse kindlal temperatuuril. Kui leida erinevatel temperatuuridel lahustuva aine maksimaalne kogus, saab koostada lahustuvuskõvera. Lahustuvuskõveralt on näha, kui palju ainet 100 grammis lahustis maksimaalselt lahustub. Lahustuvus esitataksegi alati kindlal temperatuuril ja 100 grammi lahusti kohta. Näiteks selle jaoks, et leida lahustuvuskõveralt kaaliumkloriidi lahustuvus 20 kraadi Celsiuse juures 100 grammis vees, tuleb kõigepealt üles leida temperatuuriteljelt 20 kraadi Celsiuse järgi ning siis lahustuvusteljelt lugeda, et kaaliumkloriidi lahustub 20 kraadi Celsiuse juures 34 grammi 100 grammis vees. Sarnaselt saame öelda, et temperatuuril 90 kraadi Celsiuse järgi lahustub kaaliumkloriidi 57 grammi 100 grammis vees. Uurime nüüd natukene lähemalt lahustuvuskõveraid. Kui me soovime teada, kui palju lahustub naatriumkloriidi 60 kraadi Celsiuse juures, tuleb kõigepealt leida üles lahustuvuskõver, mis kirjeldab naatriumkloriidi lahustuvust vees ning sa näed, et hetkel on see tähistatud rohelise joonega. Seejärel tuleb leida temperatuuriteljelt üles 60 kraadi Celsiuse järgi, liikuda naatriumkloriidi lahustuvuskõverani ning sinna jõudes liikuda vastava punktini lahustuvuse teljel. Seejärel saamegi öelda, et 60 kraadi Celsiuse juures lahustub naatriumkloriidi 38 grammi 100 grammis vees. Siinkohal palun jäta meelde, et lahustuvus esitatakse alati kindlal temperatuuril
ja kindla lahustikoguse kohta. Leidmaks, millisel temperatuuril on strontsiumnitraadi lahustuvus 90 grammi 100 grammis vees, tuleb meil kõigepealt kindlaks teha, et selle aine lahustuvuse sõltuvus temperatuurist väljendab sinine joon. Nüüd leiame kõigepealt lahustuvusgraafikult üles koha, mis väljendab lahustuvust 90 grammi 100 grammis vees. Liigume sinise jooneni ning temperatuuri teljelt loeme, et selline kogus strontsiumnitraati lahustub vees, mille temperatuur on 40 kraadi Celsiuse järgi. Viimaseks proovime vastata küsimusele, milline lahus saadi, kui temperatuuril 50 kraadi Celsiuse järgi lahustati 20 grammi kaaliumkloriidi 50 grammis vees. Kõigepealt leiame, kui palju kaaliumkloriidi sellel temperatuuril lahustuks. Selle jaoks tuleb meil kõigepealt temperatuuri teljelt üles leida 50 kraadi Celsiuse järgi ning liikuda sealt oranži jooneni, millega on hetkel kujutatud kaaliumkloriidi lahustuvus. Nüüd loeme lahustuvuse teljelt, et sellel temperatuuril lahustuks kaaliumkloriidi 44 grammi 100 grammis vees. Meie käest küsiti aga, milline lahus saadakse, kui 20 grammi kaaliumkloriidi lahustatakse 50 kraadi Celsiuse juures 50 grammis vees. Ehk siis meie leiame kõigepealt kaaliumkloriidi koguse, mis saaks maksimaalselt lahustuda 50 grammis vees. Ja selle jaoks tuleb meil omavahel korrutada 44 grammi ja 50 grammi ning see omakorda jagada 100 grammiga. Ning selle tehte tulemusel saamegi teada, et 22 grammi kaaliumkloriidi lahustub 50 grammis vees. Ning tuletan meelde, et see on maksimaalne kaaliumkloriidi kogus, mis saab 50 grammis vees 50 kraadi Celsiuse juures lahustuda. Meil lisati aga 20 grammi ainet, aga nendel tingimustel lahustuks 22 grammi ainet. Seega saamegi me öelda, et antud hetkel saadi küllastumata lahus. Proovime nüüd aga leida, mitu grammi vett tuleb võtta, et lahustada temperatuuril 50 kraadi Celsiuse järgi 13,2 grammi kaaliumkloriidi. Lahustuvusgraafikult näed sa, et sellel temperatuuril lahustub kaaliumkloriidi 44 grammi 100 grammis vees. Meil on vaja aga teada vee kogust, mis kuluks 13,2 grammi kaaliumkloriidi lahustamiseks 50 kraadi Celsiuse juures ning selle jaoks, et seda vee kogust leida, tuleb meil 13,2 grammi korrutada 100 grammiga ning see omakorda jagada 44 grammiga ning me saame selle tehte vastuseks 30 grammi, ehk siis vett tuleks meil võtta 30 grammi. Veel arvutame saadud lahuse massiprotsendi ning nagu ikka, paneme kõigepealt kirja andmed. Me teame, et aine mass, ehk siis antud hetkel kaaliumkloriidi mass, on 13,2 grammi ning vee ehk siis lahustimass on 30 grammi ning meie peame leidma lahuse massiprotsendi, mis on siis meil ka antud hetkel otsitavaks suuruseks. Lahuse massiprotsendi leidmise jaoks tuleb meil ainemass jagada kogu lahuse massiga ning see omakorda korrutada 100%. Kui sa vaatad andmeid, siis ainemass on sul ilusti olemas, aga kogu lahuse massi sul veel ei ole. Samas tead sa, et lahus koosneb ainest ja lahustist. Seega selle jaoks, et leida kogu lahuse mass, tuleb meil ainemass ja lahustimass omavahel kokku liita ning need on sul ilusti olemas. Seega saamegi asendada nii aine kui lahustimassi, ehk siis lahuse massi leidmise jaoks teeme me tehte, kus me 13,2 grammi liidame
30 grammile ning me saame vastuseks 43,2 grammi. Nüüd on meil ilusti olemas nii aine kui lahuse mass ning seega saame asendada need andmed massiprotsendi leidmise valemisse, ehk siis me peame 13,2 grammi jagama 43,2 grammiga ning korrutama 100%-ga. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning me saame selle lahuse massiprotsendiks ligikaudu 31%. Eelnevatelt graafikutelt nägid sa juba, et ainete lahustuvus sõltub temperatuurist. Tahkete ainete lahustuvus temperatuuri tõstmisel tavaliselt suureneb ja seda näed sa ka naatriumkloriidi, kaaliumkloriidi või strontsiumnitraadi lahustuvuskõveraid uurides. Samuti saab siit teha järelduse, et nendest 3 ainest sõltub naatriumkloriidi lahustuvus kõige vähem temperatuurist, kuna tema lahustuvuskõvera tõus on kõige väiksem ning strontsiumnitraadi lahustuvus sõltub temperatuurist kõige rohkem, kuna tema lahustuvuskõvera tõus on kõige suurem. Gaaside lahustuvus aga väheneb temperatuuri tõstmisel ja seda näed sa ammoniaagi või vesinikloriidi lahustuvuskõverat uurides. Samuti usun, et oled juba kursis olukorraga, kus väga soojal suvel kalade suremus veekogudes suureneb, sest et hapniku lahustuvus vees väheneb seoses vee temperatuuri tõusuga ning paljud kalad surevadki lihtsalt hapniku puudumise tõttu. Gaaside lahustuvust mõjutab lisaks temperatuurile ka rõhk. Rõhu tõstmisel gaaside lahustuvus suureneb. Usun, et ka selle nähtusega oled sa oma igapäevaelus juba kokku puutunud, näiteks gaseeritud jookide korral. Kui joogid on veel avamata, on süsihappegaas lahustunud vedelikus. Oluline on siinkohal mõista, et suletud pudelis on rõhk suurem võrreldes lahtise pudeliga. Korgi avamisel väheneb rõhk pudelis ning seega ka süsihappegaasi lahustuvus vedelikus väheneb ning gaas proovib pudelist välja pääseda ja tihti pääseb nii välja ka osa sellest joogist. Ma loodan, et ainete lahustuvus vees sai sulle nüüd mõnusalt selgeks ning edaspidi oskad juba ise lahustuvuskõveratelt infot leida ja selle alusel ka lahuseid valmistada.